Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas teha sellist funktsiooni, mis tagastaks ka teatud väärtuse. Olgu meil selline mõte, et teletorni lift liigub kiirusega 3,5 meetrit sekundis. Mitu kilomeetrit tunnis see olla võiks? Teeme sellise funktsiooni KMH, mis saab ette arvu, mis on siis meetrit sekundis, ja tagastaks arvu, mis näitab mitu kilomeetrit tunnis see on. Selleks trükime nagu funktsiooni puhul ikka def KMH sulud koolon ja saab ta ette siis arv meetrit sekundis. Nüüd on meil olemas siin funktsioonis arv meetrit sekundis, aga oleks vaja tagastada arv, mitu kilomeetrit tunnis see on. Selleks defineerime muutuja arv kilomeetrit tunnis ja anname selle väärtuseks siis arv meetrit sekundis ja nüüd tuleks siis teisendada see arv meetrit sekundis arvuks mitu kilomeetrit tunnis see on. Aga selleks tuleb siis korrutada see läbi 60-ga, saame minutid, korrutame veel läbi 60-ga, saame tunnid ja jagame siis 1000-ga, siis me saame kilomeetrit. Ja tagastame selle arvu. Return arv kilomeetrit tunnis. Funktsioon on meil nüüd valmis, aga proovime, kas see funktsioon meil töötab ka. Teeme ühe muutuja, kiirus meetrit sekundis ja paneme selle väärtuseks siis lifti kiiruse 3,5. Tuletan siis meelde, et Pythonis koma asemel kasutatakse punkti. Seejärel võiks väljastada ekraanile kaks arvu. Üks oleks siis kiirus meetrit sekundis ja teine meetrit tunnis. Selleks siis peame trükkima kaks print-käsku. Kõigepealt siis väljastame ekraanile kiiruse meetrit sekundis. Kiirus on pluss kiirus meetrit sekundis pluss paneme siia lõppu ka siis meetrit sekundis. Punkt. Siinkohal aga tuletan siis meelde, et kuna tegemist on arvuga, siis tuleb see teisendada sõnaks str ja sellisel kujul peaks töötama. Salvestame ära ja proovime, kas töötab. File, save as, kiirus, salvestan ja käivitan. Väljastab siis ekraanile kiirus on 3,5 meetrit sekundis. Teisena peame siis ekraanile väljastama mitu kilomeetrit tunnis see on. Selleks trükime print, samamoodi sulgude vahele, jutumärkide vahele, see on ja lisame siia siis selle funktsiooni KMH ning anname talle ette kiirus ms. Ehk siis ta peaks teisendama selle kiiruse kilomeetriteks tunnis. Nüüd kuna see funktsioon tagastab ka arvu, siis tegelikult tuleks see samamoodi teisendada siis sõnaks. Et paneme selle ka sulgudesse ja str. Käivitan siis taaskord programmi. Tundub, et töötab. Kiirus on 3,5 meetrit sekundis ja see on 12,6 kilomeetrit tunnis. Võime proovida ka näiteks arvuga 1. Siis saame teada, mitu kilomeetrit tunnis on 1 meetrit sekundis. No, käivitame programmi. Ja saime teada, et 1 meetrit sekundis on siis 3,6 kilomeetrit tunnis. Seega võib kokkuvõttes öelda, et lifti kiirus on natukene kiirem kui tavainimese jooksmiskiirus. Tundub, et kõik töötab kenasti. Nüüd võiks välja mõelda, kuidas teha selline funktsioon, mis vastupidiselt teisendaks kilomeetrit tunnis hoopis meetriteks sekundis. Sellisel juhul oleks meil näiteks teada kiirus kilomeetrites tunnis ja saaksime teada, mitu meetrit sekundis see on. Ja seda võib ka nii katsetada, et teisendada algus ühe funktsiooni abil ja siis teise funktsiooni abil tagasi, et kas tuleb sama tulemus. Kuidas seda teha? Selle jätaks teie nuputada. Head nuputamist!